Tere hommikust ja ilusat vlogi algust teile. Käes on neljapäev ja mina suundun hetkel massaaži. Praegu on kuidagi läinud täpselt niimoodi, et iga neljapäev on mul massaaž. See on päris hea selline stabiilne asi siin ja mulle sobib see. Et täpselt perfektne aeg, et on trennid juba tehtud, aga esinemised on ees, et seal vahepeal. Ja siis me lähme Free-Flow'sse. Mõtlen seal täna kava. Teeme Kriti ja Simonaga mingit Free-Flow TikTok'e ilmselt mingi kell. Ja siis õhtul ma lähen trennidesse. Hip-hopi ja girly hip-hopi ja Heels Beginnersisse. Ja siis me lähme täna Lõhti. Mul on siis homme tulemas Empire'iga väga suur esinemine. Ja kuna peame veel harjutama igast kostüümivahetusi, üldse üleminekuid, siis me saime võimaluse teha seal koha peal, kus on siis homme esinemine. Õues on nii ilus sügisene ilmakene. Love it. Räägin Kritile, kuulake ka. Nii, minu teooria. Me räägime Eurovisionist. Austria ütles, et kui Iisrael ei osale, siis nemad ei korralda. Nii. Seal on praegu probleem. Ühed riigid Iisrael ei osale, siis Austria ei korralda Euroopa. Ja, et kui teda elimineeritakse, siis nad ei korralda. Nii siis on teine pool, kes ütleb, et Iisrael peab just eemalduma, et siis oleks seda kogu aus, eks ju. Nii, mis siis juhtub, kui Iisrael ei osale ja Austria ei korralda? Kes on järgmine? Eesti. Aga see on täiesti reaalne ju. Ja ei, aga tead, mis on? Kui Austria keeldub korraldamast, siis ta peab andma sellele korraldaja riigile 40 miljonit trahvi selle eest, et nemad ei korralda ja nad annavad üle selle. Nad annavad, see, et nagu nüüd on meie oluline kohustuse. Ja. Lol. Ei tea, mis sellest saab, jah. Nii et, wow. Me oleme liftis, mis näeb välja selline. Oh my god, hirmus. What the heck? Laske välja! Kostüümid siin. Marika, sa oled kirstus? See võib olla, aga siis on võib-olla teist ka ei ole. No, aga see ongi, meil on juba pidu ju. No, alustame kahega, siis on üks ja siis lõpuks on. Ma olen jõudnud koju, kell on 1 öösel. Me tegime tegelikult siis kõik kostüümivahetused, asetused, kõik tegime läbi. Ja tegelikult see on nagu väga hea asi, mida tihtipeale või enamus kordadel ikkagi, kui on esinemised, siis ei saa. Väga harva saab teha koha peal läbi. Väga harva, aga pigem harva. Ja näiteks kui ongi mingid kostüümivahetused, siis neid ka ei saa tihtipeale nagu ju harjutada läbi. Ehk siis see on väga harv juhus, kui me saame kõiki neid asju teha. Ja ma tundsin, et see täiega aitas, et ma sain rohkem aru nüüd, kus on päriselt kiired vahetused, kui palju on meil distantsi, kui palju peab jooksma kuskile. Et selles mõttes nagu
läks see proov nagu väga asja ette. Hetkel õnnestus mul kõik, mis vaja. Ainuke asi, mis siin on see, et see põrand on selline nagu tehase põrand, et ta ei ole nagu üks silepind, vaid ta on selline krobeline, ehk siis nagu tasakaal on veits nagu ifi. Seekord ei ole hulle vahetusi, mitte üheski, nii et selles mõttes ma veits hingan kergendatult, et ei ole selliseid väga raskeid kostüüme. Ma arvan, et meil läheb homme ikkagi väga hästi ja ma usun, et rahvale väga meeldib. Nii et mina lähen võtan selle meigi maha. Ma tahan süüa ja siis räägime homme uuesti. Tere hommikust, käes on reede. Ma suundun hetkel Free-Flow'sse, ma olen seal 2 tundi eratunde. Siis ma korraks käin läbi oma selle järgmise showpopi kava. Enamus on kõik valmis, millest käin mingid detailid üle. Ja siis ma teen natukene kontorit, nagu suutsukene. Ja siis ma tulen koju ja siis valmistun juba õhtuks ja siis lähme tagasi löfti ja esineme. Õnneks need esinemist on nii, et üks on 19.20 ja teine on 20.30. Ehk siis mu õhtu lõpeb juba 9 ajal. Nii et tegelikult selline päris vara, mis on päris hea. Ja ma saan tänast reede õhtut veel kodus ka nautida. Ma olen kodus, kell on mingi 4 midagi läbi appi, päike paistab. Ja ma olen nii väsinud ja mul on vaja õhtuks kuidagi täiesti nagu sharp olla, nii et ma loodan, et ma mingi hetk jõuan Parnapi teha. Aga mul käib praegu hetkel siis Jasmini dokumentaal. Ma ei ole seda veel näinud. Ja see oli nii ammu kinodes ja värksärgid. Ja siis oli muusikanädal või muusikapäev, mis ka siin nüüd hiljuti. Ja see tuli ette veel. Ja ma ei näinud seda, aga ma olin mingi omaga, ma salvestan selle ära. Ja oh my god, nagu crazy, mis mälestused mul ikka on selle EMA-ga ja nagu see esinemine oli nii crazy ja siis avaldab mul lemmikosa. Vaadake, who is that bitch? Who is that bitch? Vaadake nüüd. Nagu ja Jasmin üldse on nii äge artist, nagu praegu, kui ma näen seda kõike storyt, ma olen mingi wow. Aga ühesõnaga vaadake seda nagu too hard, yes! Ma mäletan lihtsalt sellest seda, et ma tegin seda vist proovis, ma ei tea, ja siis juba proovis võeti see kaader ja ma olin mingi, okei, ma pean selles kohas olema extra sassy. Ja siis ma mõtlesin sellele, mida Jasmin laulab ja ma olen mingi, et I've been working so hard. Ja, yep, I did that on national TV. Aga ma ei tea, see on väga slay. Ja olid ajad. Ainuke asi, millele ma mõtlen tagasi vahepeal, on see, et tegelikult kui ägedad võimalused mul olid sellisel ajal, kus ma tegelikult, kui ma nüüd võrdan ennast praegu ja siis ma olin väga palju ebaküpsem nagu tantsija. Et praegu ma olen palju võimekam, ma ilmselt oskan kohaneda palju paremini asjadega ja anda rohkem kui tollel ajal, aga see, et ma sain tollel ajal juba need võimalused. Et see on natuke kurb, et mul pole viimastel aegadel üldse on selliseid suuri võimalusi, sest väga ei toimu midagi, ütleme ausalt, nagu teleshows jääb aina vähemaks, aina vähem kasutatakse tantsijaid, aina vähem. Et kõike seda on aina vähem, mis tõttu ka ongi see, et jumal tänatud, et ma sain need kogemused kätte vähemalt. Lihtsalt ongi kahju, et ma tahaks praeguse potentsiaali juures neid võimalusi või nagu tahaks nagu näha seda erinevust, sest ma praegu, kui ma vaatasin ja analüüsin ennast, kuidas ma sealt tantsisin, siis ma olen mingi omaga, ma tantsin praegu 10 korda paremini. Aga jah, et see, mis see oli aasta 2021 või midagi, 2021, jah, 3 aastaga, ütleme nii, muutub ikka päris palju. Ja, aga äge, et selline äge võimalus oli. Ja see dokumentaal oli väga tore, nii et kellel on võimalus, siis vaadake. No nii, ma olen valmis saanud ennast. Ja läksime aga esinema. We got this. Selline vaade siis. Väga ilus. Nii, panin oma stationi just valmis. Happy birthday to you. Täna
Kasvul on väga eluvad ja kindlasti sõna lõpeks siia kui peab nägija. Ma olen kodus ja vaadake. Oota, Joosep juba uurib. Ühesõnaga on see meil lilled ja siis, nagu ikka puhul, ja siis pudeli kangemat minu. Jah. Vot, oh my god, see on tehtud. Ma kohe muljatan. Oodake, ma võtan riidest lahti. Ma ei viitsi kaamerat võtan ja ma räägin teiega telefonis, ma loodan, et teid ei häirise, aga oh my god. No, see oli tegelikult väga successful. Meil ei tulnud suuri erroreid seal sisse. Kõik jõudsid ilusti, kuhu pidid jõudma. Tantsud läksid hästi. Ja mingid pisidetailid, aga nad ei olnud sellised, et keegi nagu unustaks nagu kava ära või midagi sellist, et selles mõttes ei olnud midagi. Ja mul endal mingi 2 väikest detaili oli. No, seda ma arvan, et ei pannud keegi tähele, mina ainult teadsin. Aga issand, ma olen nii rahul sellega, kuidas see läks. Ma olen rahul üldise pildiga, ma olen rahul sellega, kuidas ma hakkama sain. Ja no reaalselt see oli ju minu jaoks täiesti out of comfort zone koreograafia. Nii et... kui suur ämblik! Ei, okei, ta ei ole suur, aga nagu ta lihtsalt näe... Joosep! Mine võt! Oh my god! Okei, lahendatud. Ühesõnaga... See pingelangus, mis praegu on täiesti crazy. Ja ma saan homme magada. Oh my god, ma ei ole saanud magada. No, 1,5 kuud kindlasti laupäeviti. Võib-olla rohkem. Vaat nii, et mina lähen nüüd nautima ja veetma aega oma lapsukesega, kes on pidanud taluma seda kõike, et ma siin õhtutidi proovides käin. Kui ma rohkem siit update'i, siis head ööd teile. Tere hommikust, käes on laupäev, ma olen välja puhanud, nii hea on olla. Tänast päeva me alustame sellega, et ma lähen eratundi andma ja siis peale seda ma lähen otse Kristiine keskusesse. Mul on seal vaja mitut asja osta, nüüd väike shopping day, siis ma liigun koju, koristan, puhkan, söön ja siis õhtul on Meigi-Kaisa podcasti Kirstordil selline nagu tähistamispidu. Nii et me ei tea, mis seal toimuma hakkab. Meil on lihtsalt aadress, kuhu me peame minema. See on vanalinnas mingi koht, mingi korter vist. Ehk siis jah. Nüüd ongi see, et selle peo värvikoodid on siis must, valge, punane ja denim. Ja no see punane oli kõige esimene seal, et tõenäoliselt tahaks, et me ikkagi oleks mingil määral punases, et nagu kirsid, eks ju. Nii et kuna mul ei ole ühtegi punast asja, vist, no tegelikult ma ei vaadanud, aga ma ei usu, et on mingid kostüüme on inimestega, no neid ma ei pane, et siis ma lähen vaatan. Kuna nagu nii Deep Galal on meil samamoodi color code on leopard ja punane, et võib-olla ongi hea, kui ma juba praegu vaatan ja ostan ära. Ma sain šokolaad ka. Nii, nüüd lähme siis shoppama. Muidugi nüüd on kuupäev hilisem, aga siis oli 11. oktoober ja juba jõuluasjad, nii et ma olin excited. Ja siis ma proovisin seda bluusi New Yorkeris. See oli nii cute, aga see oli mulle suur. Aga ma nii vaibin seda looki ja need püksid ma proovisin ka, aga need ka mulle ei meeldinud üldse. Ja siis ma proovisin neid sädelevad püksid ka ja need olid mu suured. Ja siis ma leidsin sellised kirssidega ehted ja ma pidin need muidugi võtma. Ma olen täna väga lazy, okei. Nii et ma võtsin endale chopsticki. Hakkame sööma. Ma siis näitan oma saaki. Ühesõnaga, ma ostsin need endale, kuna ma panen ikkagi kostüümiks musta riietuse. Ja siis ma mõtlesin, et midagigi punast. Ja siis Meigi-Kaisale ma leidsin sellise kaelage. Ma vaatasin ta pildi pealt, oli nagu selline veits teistsugune, nii et ma usun, et talle sobib see. Et tal on nagu 2 sarnast, aga see on veits teistsugune. Siis ma võtsin talle kirsikommid ja siis ma leidsin sellise mingi kirsi veini. Õunavein, aga see on kirss, ma ei tea, cherry, ma ei tea, mis selle on. Ja siis endale ma võtsin täna vana hea rabarberivõdu. Mul on nüüd tunnik aega, ma olen tegelikult nii väsinud, aga ma tahaks koristada ja teha veel asju. On nii osi.
täpselt enne meigi tegemist, ma arvan, et teemaks power-napi. Immemummi ma olen valmis ja punane huulupulk, I know. Ma olen täna crazy, aga this is my outfit. Ka näitab. See vana hea. Ma tegelikult planeerisin panna ühe kleidi, mida ma pole ammu kandnud, ehk siis see must, millel on see karvane äärsilt. Aga teate, see must karvane ja siis need punased tuled olid lihtsalt liiga niuke hooker vibe ja seda ma ei tahtnud. Nii et ma mõtlesin selline natuke classim lõige siit ülevalt vaata, et kui ma vaatan, et niimoodi siis very classy. Et jah, let's go! Room tour! Nii. Aha, room tour. Nii, vaadake kui ilus, vaadake, vau. Ja vaadake nüüd seda. Vaata, jah, vaadake. What? Oh my god. Spikri ette, kuigi ma tegelikult teadsin küll, mis ma rääkida tahan. Mine karp ka. Oota. Tõe, hetk. Wow! Väga äge. Vanni photoshoot on vist. Siis ükskord see tekstüür. 46. 39. Mis on keegi täiega sodi, ma nagu närvid lähevad täiesti. 5 või? Ei, 55 on. Vabandust, keegi ütles midagi ja siis mul jäi pooleli seal ütlemine 55 siiski. Ma juba tõmbasin 5 maha, aga... Bingo! Mul on ka 55 bingo. Nii, saite nii praegu nüüd sama aja. Okei. Maybellini lifter. Järgmine. So cute. Kas me nutma jääb täna siis? No. Ja siis on teada. Väga-väga hea. Ma olen tagasi kodus ja ma näen välja, nagu ma oleks mingi klouniga totti pannud. Aga tegelikult ei ole, ausalt. Ühesõnaga, see oli nii tore üritus. Nagu see oli nii nagu huvitav ja nagu seal toimus nii palju ja nagu... Ühesõnaga, oligi see, et läksime sinna, siis oligi see, et Kasi ütles, et tulevad fotograafid, siis me tegime pilte seal. Siis me mängisime bingot. Ma sain siis... Oota, ma ei näidanudki teile, ma näitan teile. See oli niimoodi, et me Katriiniga mõlemad saime samal ajal bingo. Ja siis... Kus mul on see kott nüüd? Ja siis me jagasime tooted ära. Et mõlemad saime siis 2 toodet. Nii, sellise kotikese sees. Siin on selline kirsipaber. Ups. Nii, ja siin sees siis on meil sellised wrinkle plaastrid, kortsuplaastrid. Mul on küll siin kortsud, muidugi need on see, mis on siin, see kurjuse korts ilmselt. Aga noh, proovime ikka, mis seal ikka. Ja siis teine asi on see lõhnakene. See on siis Givenchy, kuidas iganes seda hääldatakse. Selle siis selline nagu miniversioon. Selline. Ja lõhnab väga selliselt puuviljaselt ja värskelt. Lihtsalt tünnükest minu emsi mingit kunagist lõhna meenutab. Issand, muuled. Vot nii. Siis me saime kooki, siis me mängisime seda, et me pidime ära arvama, kes on pildil, niimoodi, et ta näitas ainult ühte nagu näosa. Kasi tegi meile Pornstar Martinisi veel. Ja siis oligi see, et me tegime neid bracelete. Ja oh my god, see oli nii tore, nagu vaadake. Ma teile juba näitasin, mis ma valisin siit. Aga ma panin selle juba endale võtme külge. Nii et mul on nüüd selline mõnus pundikene siin. Ja siis me lihtsalt teeme jutustama. Kell on 1. Ja tegelikult ma tahaks veel natuke koristada, sest ma tegelikult ei jõudnud täna seda teha. Ja sest ma kogu aur kulus igale poole mujale. Nii et ma nüüd siin õhtul natuke koristan. Ja siis lähme magama. Homme on pikk päev. Aha, ja siis kuna Kaisal jäi nii palju seda kookerikraami üle, siis ma viin homme omal commercialisse, kuna see on esimene. Ja meil on treening, mis selleks tiipkalaks valmistumine.
siis ma viin, selle koogi ma teatan koju, aga siin on neid kookärilimpse ja siis on ühed magusad pannkoogid, soolakaramellikaaste ja siis viin need homme neile. Vot. Tere hommikust, käes on pühapäev ja on trennide päev. Meil on siis täna commercialiga Deep Galaxy ettevalmistumine, Vol 2 ja stripiga filmime. We can fix that. Ma monteerisin hommikul Shohipopi trenni videosi ja jätsin sama targalt mälukaardi koju. Ja ma avastasin seda pooltundine trenni, nii et ma ruttu käin kodust läbi ja siis, ma ei jõudnud veel süüa ka, nii et ma tahaks ruttu süüa ka midagi. Oh my god. Hey girlfriends! Kell on tegelikult 1 öösel. Ma just tegin oma skincare'id, värkid saagid ära. Ja mõtlesin, et teeks seda märkmikku, ma pole seda ammu teinud. Vist. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Mu töö. Joosep. Free flow'ed ruumid. Tõesti, need ruumid on nii ägedad, nii suured ja nii palju potentsiaali on seal. Ja ma olen nii tänulik, et me jõudsime sinna maalamadega. Et jah, tõesti, amazing. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ära võta kõike hinge. Ma nagu kipun vahepeal seda tegema ja siis ma olen mingi kõik on hästi. Kui tihti ütled sa endale, ma ei saa hakkama. Ma ütlen ausalt pigem harva, sest ma olen ise aru saanud sellest, et kõik, mis ma ütlen endale, seda ma ka arvan ja seega niimoodi läheb. Et kui ma ütlengi, et ma ei saa, ma ei taha, ma ei viitsi, siis ma ei saagi ja ma ei taha ja ma ei viitsi. Väga loogiline, kui ma ütlen, et ma saan, ma tahan ja ma viitsin, siis ma järsku saan ja ma tahan ja ma viitsin. Tõmbame siin otsad kokku ja lähme magama, sest juba homme algab uus nädal ja uued põnevad värgid-särgid. Tere hommikust, käes on esmaspäev, kell on juba 2 päeval. Mina olen siin tegusalt toimetanud kodus, kuigi pean ütlema, et täna oli üle pika aja selline päev, kus ma hommikuti ma olen selline, et ma lähen ju diivanile, siis ma vaatan asju, hakkan oma rutiini tegema ja ma jäin magama Joosepiga. Siis ta tuli mulle kaissu ja see oli kuidagi nii mõnus ja siis ma jäin magama ja siis ta läks ära, aga ma magasin edasi. Ja need päevad ma tean, et okei, läheb laupäeva. Ja ega see ilm ka väga kaasa ei aita, sest suht selline hall mass on praegu. Nii et otsustasin, et täna siis niimoodi. Nüüd kell on 2, ma olen lõpuks valmis saanud, jõudsin kodu ära koristada ja teha veel mingid asjad. Ja mul algselt oli plaan, et lähme jõusaali, aga kell on juba nii palju, et pigem mitte. Mina üritamas järjekordselt leida vabandusi, miks jõusaali mitte minna. Ja tegelikult ikkagi ütlen ausalt, see on ikkagi väga keeruline nüüd sellel hooajal, sest see jõusaal asub mul täiesti teisel pool. Ma pean sinna eraldi trippima, ma pean seda ajastama eraldi ja nagu I'm not about that life, okei. Ma hetkel suundun siis Free Flow'sse ja lähen kontorit. Mul on nüüd mõnusat aega ja siis õhtul hakkab Shohipop. Uus kava. Exciting. Ma olen voodis. Kell on 1. Okei, kell saab kohe 2. Ma valetan teile. Täna oli nii veider päev. Mul lambist läks tuju nii ära. Ja lihtsalt kuidagi ma olin kõige peale nii pest. Siis oli see, et mul järjest inimesed kõik kirjustasid, et tule trenni. Siis mul oli nagu mega vähe inimesed trennis. See oli nii, nagu kuidagi, ma ei tea, demotiveeriv. Siis ma olin jah, aga tantsimisega on see hea, et tegelikult tuju tuleb tantsides. Ehk siis nagu õnneks trenni lõpuks mul oli juba ülihea olla. Aga jah, lihtsalt kuidagi täna oli see vibe nii off nagu crazy. Täiesti on a different note. Ma pesin just pesu selle Medironi, selle nende roosade granuulidega või mis iganes need asjad on. Oh my god, mul liitud lõhnavad nii hästi. Nii et panen selle siia selle pildi, et mida ma soovitan. Ühesõnaga, nädal ei alanud kõige paremal toonil, aga loodame, et siit edasi läheb ainult paremaks. Ja ma lähen magama. Tere hommikust, käes on teisipäev ja mu hommik algab 1 eratunniga. Ja siis ma mõtlen kõva, teen mingid videosi, lähen kontorit ja siis ma lähen täna treenidesse Girly Hip Hopi ja Heels Beginnersitesse.
selline tavaline teisipäev. Nii, tavaliselt peale trenni ma tulen ja venitan siin. Ülihea harjutus. Panete ploki siia jalgade alla ja siis ülihästi puusadele. Mega mõnus. Ühesõnaga tänasega ma jõudsin nagu päriselt asjadele järgi. Niimoodi, et mul on nüüd süsteemid kontrolli all ja ei tea, ühesõnaga see on nii mõnus tunne. Aga teised küljelt on väga palju tööd vaja teha, et ikkagi saada rohkem õpilasi siia ja lihtsalt kasvatada seda kogu majakest siin. Ma ruttu venitan, mul on juba auto võetud. Väga arvatud, ma teen niimoodi, et kui ma tahan trennis, siis ma vaatan kohe, kas on City Beauty Bolti siin. Ja kui on, siis ma panen kohe bränni ja siis nii kaua ma venitan. Ja kui ei ole, siis ma panen selle radari peale, et otsiks. Samal ajal venitan ja kui ei ole selle tulnud, siis kõnnin koju. Pigem olen suht vähe koju kõnninud, sest enamasti on alati mingi auto siin olemas, mis on hea, aga samas halb. Kui olid suuremad lained, siis see tähendab seda, et jõuda nendesse. Tere hommikust, käes on kolmapäev, Loto kolmapäev ja ma suundun hetkel Küüntesse. Ja üle pika aja on selline aeg, selline päev, selline hommik, kus ei ole ühtegi autot mul siin, nii et ma lähen kõnnin sinna. Panen mingi podcasti peale ja naudin oma hommikust jalutuskäiku. Ja siis ma lähen käin ühel pakil järgi, näitan teile ka. Ja siis mõtlen natuke veel kava stripi jaoks, mida meile natuke mõtlesin. Ja siis teen kontorit õhtuni välja. Ja siis õhtul lähen Ragasse trenni. Siin on siis see pakikene. Vaatame. Siin on meigi, täpsemini huuletooted sees minu teada. Tada! Oh my god! That is so cute! It's the most wonderful kiss of the year. Mida mul ei ole olnud juba peaaegu 4 aastat. Ma ei taha ju neid siit ära võtta. It's giving. Issad kui ilus. Ja siin sees on Halloweeni jaoks ka selline Spooky Bomb Shiny Lip Gloss. Vaadake, siia on ilmunud peegel. Siin ennem ei olnud. Ja nüüd on. Ennem oligi, et siin on nagu see kast. See, mis on siin. Et siis me põhimõtteliselt tantsisimegi alates siit. Ja need, kes olid seal ja näinud. Ja nüüd on näevad. Finally! Täna on see. Ma arvan, et ma vaatan. Päris hea. Let's go! And that's me in the background. Oh my god! Gorgeous. Mida pekki nad saavad toksikuga kõndida? Oh my god. Tere hommikust, käes on neljapäev. Ja meie bingopäev jätkub, Loto neljapäev, sest et õhtul me lähme Kaisa ja Annetega drag bingole, mida teevad siis Nordica ja Vilita. Et ma olen väga excited. Ja enne seda mul on massaaž ja siis mul on üks eratund. Ja siis ma lähen koju ja siis ma panen suhtu valmis ja lähen Kaisa juurde, sest et tal on veel sellest peost Passion Martini materjali alles ja siis tal oli mingi davai kuule girl. Mul on vaja ära teha see, nii et lähme teeme enne üritust väiksed kokteilid ka. Nii, vahe update. Mul on massaažis käidud. Mul on eratrenn antud. Nüüd liigume koju. Teeme kiire söögi, siis sätt ja siis Kaisa juurde. No nii, ma olen valmis saanud. Ma panin selle kleidi, ma pole seda pärast salajutude vestlusõhtut kandnud kordagi. Ja irooniline ongi see, et homme ongi salajutud uuesti. Nüüd ma pean mõtlema, mis ma sinna panen. Aga jah, panin selle kleidi. Ja nüüd lähme kokteile tegema. Ja. Et tahaks äkki on võimalik. See on ikka räme. We're gonna have 2 rounds of bingo,
And in between them, we're gonna have a little... So I think we need a jacket here. And then cerulean quickly. Number 2. Eat in Cantonese. Number 6. And 61. Is it too fast? No! Someone said no. Let's do See you a later. little bit slower. No nii, poisid ja tüdrukud, käes on õhtu või noh, kell on 12 saanud ja olen päris palju jõudnud teha ära pärast seda drag bingot. See üritus oli väga tore ja väga naljakas ja ühesõnaga I had a good time. Ja nad ütlesid, et nad teevad ilmselt veel neid, nii et ma väga soovitan minna, kes pole käinud veel. Teate, ma ei jõudnudki rääkida enam sellest, aga teate, täna on tegelikult ju aasta aega möödas. Siis kui ma seda filmin, eks ju, on möödas siis Liam Payne'i surmast. Ja ikka päris kurb on nüüd tagasi mõelda sellele, mis täpselt aastaga tagasi toimus. Kuidas ma nädal aega lihtsalt iga õhtu nutsin ja ma olengi mingi, et oh my god, see on võõras inimene. Ma ei teadnud teda, aga siiski läks kuidagi väga hinge. Teeme selle märkmiku ja siis ma olen kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Ma panengi esimese sõna elu, sõbrannad, oma töögraafikule, et ma saan lihtsalt minna teha sõbranna juures Pornstar Martinisi ja minna drag bingole. How delightful. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma siin olen nüüd viimased päevad lugenud seda raamatutes, eks ju seda, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Ja seal oli päris hea peatükk naeratamise kohta. Ja tegelikult see on nii oodake, tegelikult see raamat on mul praegu see, mis hoiab teid üleval, oodake. Ma võtan selle ikkagi korraks. Nagu kuulake, seal oli üks lause, mis mulle väga meeldis. Mulle jäänud see muidugi nüüd meelde, kui ma niimoodi mõtlema hakkan. Aga ma pean teile korra. Aha, ma vahetan korra. Ühesõnaga, siin on siis naeratuse kohta mingid jõulunaeratuse väärtus, ma ei tea, mis ta on, ja siis on nagu erinevad mingid, ta ei maksa midagi, aga annab palju teda. Ja siis on naeratuse kohta öeldud üks päris hea lausa. Teda, ehk naeratust, ei saa osta, müüa, laenata ega varastada, sest tal ei ole mingit väärtust enne, kui ta kellelegi antakse. Ehk siis kogu see peatükk rääkiski sellest, et kui me teisele inimesele naeratame, mida see kõik võib nagu korda saata. Ja see on tegelikult nii true, nagu kui sa naeratad täiesti võõrale inimesele või tema naeratab sulle, nagu something shifts, mingi energia liigub järsku ja kuidagi endal on palju toredam. No vahepeal harva on see, et sa oled nagu, miks ta naeratas mulle, aga see on väga-väga harva, sest et nagu vahepeal on mingid creepy guys ja siis sa oled mingi, aga overall mulle meeldib see mõte, et tegelikult naeratus on tasuta ja selle väärtus on alles siis, kui sa selle annad. You know, et selline äge mõte. Okei, jätkame. Kas usud, et sul on kontroll oma tunnet üle? Mingil määral. No tegelikult mul on siin praegu olnud mingid hetki, kus ma olen hästi over emotional. No see on kindlasti seotud ka mu hormoonidest ja sellest, et ütleme nii, et tegelikult mul päris lappes need hormoonid nagu menstruatsiooni osas. Sorry, too much information. Aga mul ei ole mitte kunagi olnud nii pikka vahet. Nagu see on kriminaalne vahe. Ja ma ei tunne, et mu elu oleks rohkem, stressi rohkem kui varem või nagu ma ei tea. Ma tunnen, et praegu on üli fine kõik. Lihtsalt hormoonid on nii lappes. Ja ma reageerin asjadele 10 korda emotsionaalsemalt. Ja ma olen töö juures reageerinud asjadele väga palju emotsionaalsemalt. Aga see on lihtsalt see, et mulle ei meeldi öelda mitu korda asju. Ja siinkohal nagu ma üritan sellistel hetkedel nüüd nagu korraks pärast nagu tõmmata ennast tagasi ja vaadata ennast, et kui ma oleksin juht, kas see, kuidas ma reageerisin, kas mulle meeldiks see ja kas ma oleksin siis hea juht ja selles mõttes mulle ei meeldi samadus, aga ma saan aru, et see tegelikult on juhile vajalik. Ikkagi see, et minu jaoks on väga oluline, et inimesed teevad oma asju õigesti ja korrektselt. Ja kui inimesed ei tee ja mitu korda neile öelda, siis ühel hetkel jookseb ka minu piir ja I flip out. Ja ma võingi väga halvasti öelda, sest lihtsalt see ei ole see, et ühe korra inimene teeb midagi valesti ja siis ma olen mingi you bitch, ei. See on see, et ma mitu korda käin nagu torkimas
ütlen ilusti ja lõpuks vaadake, ma enam ei ütle ilusti. Ja siis ma ütlen ikka kurjasti. Et nagu, ma ei saa, ma lihtsalt mul on selline värk, et mul on minu tööeetika väga nagu karm ja ma loodan ja eeldan teistelt sama ja kui keegi teine ei paku seda mulle, siis ma lähen närvi. You know? Aga ongi see, et it's not my business ja kõik see, aga lihtsalt I can't. Vot, selline väike real talk. Ma lähen nüüd magama, teen siin skincare'i. Ma arvan, et ma panen veel tanni juurde, et homme olen veel tannim ja räägime homme edasi. Tere hommikust, käes on reede. Lihtsalt vaadake seda sõpra. Ta on mul siin olnud külas juba äkki 3 päeva. Ja ta läheb aina hullemaks ja ma üritan kõigi asjadega seda lihtsalt lahendada. Nagu tuleb, kui ma oleks peksa saanud, aga siin on lihtsalt massive punn. Nagu siin naha all ja nagu reaalselt mul nagu kulm paistes. Wonderful. Et ülejäänud skin on siis selline ja siis on see mimmo siin. Ma lähen veel free flow'sse, mul on seal 2 eratundi. Ja siis ma tegelikult, ma tahaks käia läbi uuesti Kristiinest mingid kummitama ühed saapad New Yorkeris. Aga ma mäletan, et juba siis oli neid ainult 1 paar minu suurust. Nii et ma mõtlen, kas me läheme mitte. Sest ma mõtlen, et kui see jäi mind kummitama, siis it has to mean something. Siis ma tulen koju, tegutsen ja siis õhtul me lähme salajutude laivile. Ja kuna T3-s on salajutude nagu äftekas pluss 2010. pidu, siis mõtlesin, et läks sinna ka, nii et mu õhtu on täis lust ja tralli. Viimased päevad on see ilm olnud nii hall ja niuke sügisena niuke nagu pime. Aga täna paistab päike ja värvilised lehed on maas. Nii ilus. Täitsa lepp. Tehtud. Ja nüüd käime Kristiinest läbi. Teate, ma see aasta naudin seda sügist kohe eriti, sest nagu ma ei ole tähele pannud üldse varem seda, kuigi värviline kõik on. Nagu reaalselt, oh my god, nii ilus. Tõesti, sügisel on oma olu. Ja ma sain kontsad ja siis mul tuli räige pannkoogisu. Ja ma ostsin seda mamma pannkooki ja maasikamuusiga. Nii et lähme läksime. Ja siis mul on nüüd 2,5 tundi aega, et kodus toimetada. Ja siis hakkame sättima. Njamma! Selline. So excited, ma arvan, et see sobib mulle hästi. We are ready! Yes! Let's go! Nii vastik tunne oli. Samal ööl lõin ma... Mina olen sodased suhtes, on mina tean kõike, vaata. Ja, hear it, Fergie. Aga tšau teile, love you guys. Oi, jah. Pornostaarid. Cheers! Hommikust käes on laupäev. Ja ma suundun hetkel siis Danceacti, ma lähen teen seal ühe Empire proovi. Meil tuleb siis, kas siin järgmine nädal? Ei, ülejärgmine nädal tuleb meil siis Olympic Casinos seal Hiltonis see sama programm, mis me siis tegime nüüd hiljuti siin. Ja siis me läheme teeme proovi, et iga midagi meelest ei läheks. Ja siis ma tulen koju. Mul tegelikult on täna vaba päev ja ma alguses mõtlesin, et tavai, ma teen ühe asja ära, mida ma pikalt aastaid edasi lükanud, on see, et ma tegelikult tahaksin omale ühele aknale seda võrku ette, et ma saaksin seda hoida lahti niimoodi, et Joosep ei põgeneks. Et ma ei pea sinna midagi ette panema, vaid ongi see võrk seal ees. Aga ma pean selle võrku ostma kuskilt ühesõnaga ja see on niuke nagu veits vaja tegutsuda ja siis see paigaldada. Võib-olla see ei ole üldse nii keeruline, aga ma mõtlesin selle, et seda täna teha. Aga ma kuidagi tunnen, ma tahan peale proovi tulla lihtsalt koju ja lihtsalt olla. Sest nagu see pidi ka olema minu vaba päev ja vaba päev ei tähenda Maarit seda, et sa hakkad nüüd kohe kõike tegema, mis on tegemata, vaid vaba päev on see, kus sul ongi vaba päev. Minu aju ei mõista seda, eks ju. Siis mul korras oli mõte, et äkki läks jõusaali, ma pole ju seal ammu käinud ja jõusaal on selles samas. Jätkuvalt, ei Maarit, täna on sul vaba päev.
ma räägin teile eilsest hiljem. Mul on ikka mõned mõtteterad. Ma sain vist tänaseks talumata. Proov on tehtud, kell saab kohe 3. Mõtlesin, et ma lähen ostan endale süüa. Helikul koju ja olengi lihtsalt täna kodus. Vot. Toidupoe haul. Ma ostsin kurki, apelsini, vetsupaberit, jäätist. Mul on ikkagi pretty nice today, okay? Pretty nice today, okay? Pretty nice today, okay? Ma ostsin küünlaid, suured porgandid. Siis ma ostsin broileri jogurti marinaadis, linnafileed. Teeme täna sellise tugeva õhtusöögi. Lisaks teeme pataati kõrvale ja porksi ja kaartulad ka kõrvale. Kuna suuplussi pakk pole veel tulnud, siis igaks juhuks paar konservi jõused tuleb. No selle šokolaadi ma ostsin sellepärast, et mul ei olnud jäätist, kuniks ma läksin Grossi poodi ja ma sain selle jäätise, nüüd mul on topelt magusat. Ups, ei ole hullu, ma söön nagu nii ära. Ja siis 2 jogurtit. Ja selline oli meie haul. Mingi tunnika möödas sellest, kui ma teile siin hauli tegin ja ütlen ausalt, et need asjad on siin laual siiamaani. Ma ei ole lihtsalt viitsin lillegi liigutada. Aga räägime eilsest. Salajatud, jällegist, väga tore. Kui ma nüüd võrdlen esimest ja teist, siis mulle lihtsalt esimeses meeldis ikkagi see voodi idee rohkem, aga see ongi obvious, et nagu nii raske on sellist ideed ja mõtet ületada, et mis siis nagu veel paremat. Et jah, seal oli see mingi boksi ring ja nii. See oli äge mõte, aga ikkagi mulle meeldis see voodi idee rohkem. Aga nagu, selles ei ole midagi halba, see on lihtsalt teil oli nii hea idee esimene kord ja minu jaoks juba selleks piisas, et teil üldse tuli see idee või ma ei tea. Ühesõnaga, ja siis teises osas oli väga hea touch see, et nad kutsusid siis Andrei ja selle Martini sinna, kes siis on see mallukamees, et kuidagi väga huvitavaks tegid selle, et vaata, me tihti ju räägimegi naistega mingi aga et mis mehed arvavad ja siis nagu põnev oli nii, et meie saime vastata ja siis mehed vastasid, muidugi saalis oli veel mehi, aga et lihtsalt selline põnev nagu interaction ja üldse nagu väga põnevad teemad ja mul oli väga lõbus ja väga naljakas. Kadri kohe ostab meile siin 3. ka piletit, lihtsalt see on nii tore või nagu ma võtan seda, kui et ma saan ühe õhtu minna ja naerda ja that's all that matters. Nii et 10. aprill, see on muidugi Joosepi sünnipäev, aga ma saan ju päeval tähistada Joosepiga ja siis õhtul minna. Siis me läksime Kärklisse, sinna tuli siis Kaisa, siis me chillisime seal ja siis me läksime sinna Äftakale. Mul on natuke kana hitkuda. Reklaamitud oli 2010, 2010 party, ehk siis ajavahemik 2010 kuni 2020 lood. Kui ma nagu loogiliselt vaatan seda ja mulle öeldakse, siis ma eeldaks, et see on need lood, mis olid populaarsed sellel ajavahemikul, mitte lood, mis olid sellel aastal. Isegi tegelikult ma ei tea, kas see DJ lasi lugusi, mis olid üldse selles ajavahemikus, aga see muusika oli crap. See oli selline, et ma lihtsalt vaatan inimesi, keegi väga ei tantsi, sest kõik on mingi what is this shit? Et nagu ma käisin ju, siis kui oli see Red Bulli Dance Battle üritus, siis oli 2010 pidu ja võt see oli bänger, mingid One Direction, Justin Bieberid, mis iganes Shakira, Britney, kõik tulid. Eile põhimõtteliselt oli mingi hip-hop, lounge, mix, põhimõtteliselt ei olnud tuntud laulud isegi ja nüke nagu ühtlane rütm oli nüke nagu nagu lounge'ikas ja ma olen mingi honey, look around, kui sa oled DJ ja sa on nagu väike pilk, vaata mis publik teeb. Sinu ülesanne ei ole see, et ma tulen ja lasen oma setti, mis mulle meeldib. Ei, sa lased laule, mis inimestele meeldivad, isegi kui sulle ei meeldi. Vaata, võib-olla siin mõni inimene ütleb mingi, aga sa peadki laskma seda, mis sulle meeldib. Sa lähedki siis sellisele peole, kus on sinu muusika. Mitte, et sa ei ole mingi, ma võin 2010 peol olla DJ ja siis lased mingi täiesti random mussi. Girl! Okei, need olid mehed, kes DJ-d olid. Üks oli täiesti kohutav. Teine mingil hetkel hakkas laskma mingeid laule. Need olid täpselt sellised, et need on jah selles ajavahemikus ja need olid mingil määral populaarsed, aga ma ei valiks neid kunagi nagu nendeks the one lauludeks, mida lasta siis klubis sellisel üritusel. Sest minu arust see ajavahemik tuli kulda, nagu kulda. Ja see fakt, et nad isegi ei kasuta seda võimalust, et lasta päriselt neid kuldasi, it blows my mind. Ja siis mul on tunne, et see oli minu jaoks ikkagi wake up call.
et ma pean ikkagi selle lükka ära tegema ja ma tahan teha sellise peo, või noh, tähendab, ma ei taha teha, vaid ma tahaks olla 2010, ma arvan, et see 2010 isegi on parem, 2010-2020, see vahemik. Selle ürituste sarja üks DJ ja ma näitan teile, kuidas päriselt peab laskma muusikat. Ja ma mõtlesingi seda, et ma olen ju tantsija, ma ilmselgelt ju, ma ei seisaks ja oleks mingi, ma võib-olla vahepeal viskaks mõne jala sinna üles, siis läheks mingi DJ-puldi peale, läheks alles, oleks mingi ja I would give out the show. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et väga Eestis nagu sellist asja ei tehta. Ühesõnaga üldse Eestis nagu, no jah, nice DJs on, aga mitte ikkagi piisavalt, nüüd üks veel rohkem olla. Siis ma pärast läksingi rääkima nagu T3 töötajaga, et ma tahaks nagu kellegi kontakt, et ma päriselt, ma tahaks nagu näidata nagu, et mida päriselt inimesed tahavad, kui nad seda sinna peole lähevad. Ja siis ta ütleski, et tead, et meil väga ei olegi nice DJ-si T3-s. Ja ma olin mingi, what? Mitte, et ma oleks mingi hull klubitaja. No ma käin reaalselt kord poole aasta jooksul. Aga siiski, ma tahaksin just for fun proovida ja näidata, kuidas peaks päriselt selliseid ürituste sarjasi tegema. Et mul on nii kõrini sellest, et tšikid tulevad mul ka sinna, tüdrukud tulid mul trennist. Ma nägin, et nad tulid ju ainult sellele eesmärgile, et 2010 pidu ülihea, see on ju bängermuss, et nad tulid tantsima sinna. Ja nad olid seal natuke aega, ja siis nad vaatasid ja nüüd ja ütlesidki, et kuule, me läheme Venusesse, et lihtsalt see muusika on täielik crap. Ja siis ma sain ka aru, et aga neid naisi on nii palju, kes on mingi oh my god girls, lähme tantsime klubis ja siis jõuavad kluppi ja siis on selline muusika ja nad on mingi kus on meie Britney, kus on meie basic bitch music nagu, kus on meie guilty pleasure laulud? Where? Elu nagu lihtsalt näitab mulle neid märke, et Maarit, tee see ära. Ja ma lihtsalt kuidagi ignoreerin neid. Aga nüüd ma olen mingi, miks ma ignoreerin? Esimene mõte oli mul see, et ma väga tahaks minna DJ kooli. Või nagu DJ, ma ei tea, see ei pea olema kool, aga nagu, et keegi õpetaks mulle DJ pulti, et kuidas seda kasutada. No ma reaalsuses saan aru, et kuidas DJ-d toimivad on see, et nad tegelikult ju miksivad selle miksi kodus valmis. Et sellist asja väga palju tänapäeval ikkagi ei ole, et nad panevad lihtsalt nagu käima. Nagu, et nad vahetavad laule nagu oma seti ajal, et tihtipeale nad miksivad oma miksi kokku ja siis nad lihtsalt panevad play ja siis nad lihtsalt chillivad seal. Et noh, see on enamus asi, mis täna väldakse. Ma olen ka näinud neid, kes nagu panevadki nagu valivad alles laulu ja panevad, eks ju. Nii et kui sul on kontakte, siis please share them with me. Ja nii, ma siis announce'in siin, et ladies, kas te tunnete ka, et vahepeal tahaks lihtsalt naistega minna kluppi, tantsid oma lemmik mingi lapsepõlve laulud järgi, aga siis, kui see kluppi jõuad, saad mingi, mis see siis see veel on? Eks ju, you feel me right? Nagu, meil on see puudu, meil on see tükk puudu. Nii et ma arvan, et ma saaksin nii bängari peo püsti panna niimoodi, et kõik tšikid, kes te mind praegu vaatate siin, eks ju, te olete kõik kohal. Te olete kõik kohal, te elate ennast selle. Minu eesmärk on see, et te lahkute tantsuplatsist ikkagi niimoodi, et tead higi voolab, tunned nagu hiidkardi oleks just tehtud. See on mu eesmärk. Veel üks asi, vaat ma ei väga ju ei käi sellistes kohtades, aga nii tore, et inimesed ikkagi tulid ja tegid pilte ja lihtsalt andsid märku, et nad ikkagi jälgivad. Et noh, vaata, kuna ma ei käi väga kuskil, siis mul puudub see kontakt üldse teiega siin. Ainult näiteks mul trennis käivad ja nii. Selles on tore. Ja siis mul oli üks olukord, ma ei kujuta, et kas tüdrukud arvasid, et ma olen õel või mitte. Ma loodan, et mitte, aga see oli lihtsalt niisugune olukord, kus Meigikaisa kõndis mu ees. Ja siis mingi tüdruk peatas, ta mingi, oh my god, Kaisa. Ja siis ma tahtsin lihtsalt mööda kõndida, sest ma arvasin neile mingi direction, nagu ma üritasin squeeze-ida. Ja siis tüdruk ütles mingi, see on see Maarit, kellest ma olen rääkinud. Aga siis ma olin täpselt sellises positsioonis, sest ma hakkasin just mööda kõndima. Ja siis ta oli mingi, I'm so sorry, nagu ta vist arvas, et ma olen mingi ew. Aga ei, sellisest mööda minna. Sest ma ei arvanud üldse nagu, see on see, et ma ei eelda nüüd, et kui inimene teab Meigikaisat, et siis ta teab mind. Ma ei eelda seda absoluutselt. Ehk siis nagu ma arvasin, et teil on äge interaction, aga kuna me just kõndisime, siis ma nagu mõtlesin, et ma kõnnin mööda, et noh, et siis Kaisa saab nendega direct. Ühesõnaga, ja siis ma olin mingi, oh my god, ma loodan, et nad ei arva, et ma olen mingi, oh my god, bitch. Ei ole, ausalt. Nii et, jah. Täna õhtul on telekast 50 Shades see viimane osa, nii et ma kindlasti vaatan seda. See on tore film. Tada! Ja nüüd see läheb ahju ja varsti lisame kana. Ai, kuidas aurab. Ma otsustasin, et ma teen endale täna sellised dinnerid, mis on laua taga. Joon, söön ja vaatan 50 Shade'i. Let's go. Kell on 3 öösel
ja ma just sain oma YouTube'iga kõik korda tehtud ja ma jõudsin voodisse ja nüüd ma saan lõpuks magama jääda. Aga enne kui ma jään, siis tegelikult on aeg see vlog kokku võtta. Järgmises vlogis on Halloweeni special. Ehk siis kuidas läheb minu Halloweeni pidu, siis teiseks, kuidas läheb meie Empari esinemine ühel, ta ei ole nagu Halloweeni üritus, aga nagu ikkagi 31. oktoober Hiltonis, Olli esineb seal ja värki, nii et kuidas läheb see esinemine. Aga mina tänan, et te vaatasite ja loodan, et teil on tore hommik, päev, õhtu, millal iganes te seda vaatate. Ja näeme juba järgmises videos. Bye!